Aga lähmegi siis nüüd järgmise teema juurde. Kui mujal maailmas protestitakse siis digitaalse identiteedi küsimusega seoses, mis ennast kanda kinnitab ja ka WHO lepetega, mille sõlmimise tähtaeg on järgmise aasta esimese poole lõpuks, juuniks 2026, siis Eestis hakkas alles suurem protestilaine sigade mõrvamisega augustis, sellest siis ka rahvapärane nimetus sigade revolutsioon. Novembris aga toimus sundüürnike aktiviseerumine ja sellega seonduvalt tehti üle hulga aja esimene pikett Toompeal. Ja küsimus siit tõukub sellest, kas eestlastel on lootust järgmine aasta protestidega kuhugi ka edasi jõuda või jääme me pelgalt statistideks ja annakski kõigepealt sõna Tõnule. Jah, tegid õigesti, et andsid esmalt sõna mulle, sest ma olen ju päris kogenud piketeerija. Mul on pikk kogemus juba ütleme aastast 2005, siis kui minust sai lõplikult Euroopa Liidu vastane. Ma olen käinud lugematutel pikettidel ja kõnekoosolekutel ja meeleavaldustel. Samuti olen üsna paljusid ise korraldanud. Seepärast ja ka korraldamiseks luba võtnud ja kõike teinud, mis käib korraliku koosoleku või meeleavalduse läbiviimisega kaasas. Ja sellepärast ma tean, et piketid on vajalikud, kuid nendel on oma roll, oma kindel nišš vastupanu liikumises. Ja esmapilgul võib tunduda, et nendest ei olene nagu midagi. Nendest ei olene võib-olla tõesti väga palju, aga nendele inimestele, kes seal osalevad, see annab siiski üsna palju. See annab neile esinemiskogemuse, see annab, ütleme, kes on sellise meeleavalduse korraldajad, annab talle organiseerimiskogemuse ja need inimesed saavad vilunumaks ja nad oskavad oma mõtteid paremini esitada, vabanevad esinemiskrambist, mis tänapäeva Eestis on päris suur takistus esinemiskrampi inimestel. Ja selles mõttes on väga oluline ja see on, ütleme, poliitikuks saamise teel on üks väga soovitav etapp. Ma isegi ütleks, et see on hädavajalik etapp, aga sellesse ei saa takerduda. Mingist hetkest tuleb sealt edasi minna ja siis tulevad jälle uued inimesed, kellel on vaja meeleavalduse korraldamise kogemust ja seal osalemise kogemust. Kõik see käib nagu looduse ringkäiku pidi ja ma leian, et kui inimestel on midagi, mis neid väga häirib, siis nad tulevad välja. Ja võib-olla nad teavad, et paugu pealt nad ei saavuta oma tahtmist, aga nad teavad, et nad on andnud endast kõik. Ja kui edaspidi näiteks läheb kas valitsuse või mingi ametniku kirumiseks, siis need inimesed võivad seda rahuliku südamega teha, sest nad on tõesti teoga näidanud, et nad on selle vastu. Nad ei kiru lihtsalt kuskil seltskonnas, kas külapoe taga või ees või saunas või kuskil pimedas ja teki all, eks ole. Nad on avalikult näidanud oma meelsust ja selle tõttu nendel on nagu süda rahul. Aga teised, kes kiruvad küll, aga nad võib-olla ei käi valimaski, rääkimata juba avalikult meeleavaldusele minekust. Nende jutt ei ole lihtsalt tõsiselt võetav. Suurem vastupanu tekib siis, kui see puudutab inimesi nii, et neil ei ole enam võimalus kuhugi põgeneda. Eestlasel kipub olema nagu selline iseloomu omadus, et ta, kui vähegi võimalik, püüab probleemi eest põgeneda. Mõtleb, et las keegi teine teeb selle ära, see on nii oluline, küll keegi jõuab ette ja teeb ära, mina ei pea ennast pingutama, kas mul on neid probleeme vaja, äkki satun ebasoosingusse, aga las tema, eks ole, las tema läheb, teeb selle ära ja nii on. Ja sellepärast ongi nagu, et paljud asjad püsivad suhteliselt väikese hulga aktivistide õlgadel. Vaata, see sigade revolutsioon oli selle poolest kõnekas, et ta kõnetas ka suhteliselt poliitika kaugeid inimesi. Nad said aru, et kui sealiha enam tõesti ei ole või ta läheb jube kalliks, et siis see jõuab ka nende oma kõhtu, jõuab ka nende oma rahakotti selle mõju. Aga muidu, ütleme, kui keegi läheks protestima kas või Euroopa stabiilsusmehhanismi vastu või Maailma Terviseorganisatsiooni uue leppe vastu, sellistele nii-öelda maalähedastele inimestele tundub kaugena ja nad hakkavad ennast alles liigutama siis, kui see leppe on tõesti jõustunud või mingi asi on heaks kiidetud ja välismaalt see ringiga jõuab siia. Aga võib-olla siis on juba hilja
ja võib-olla siis see inimene, kes tahaks minna meelt avaldama, ta enam ei saa minna, sest sellest ei ole tolku ja ütleme, parimal juhul ta lihtsalt joob ennast täis ja laamendab ja kirub kuskil, noh. nii et ma arvan, et on hea, et sigade revolutsiooniga tuli uus seltskond meeleavaldajaid, meeleavalduste organiseerijaid. Nemad saavad enda järel vedada ka inimesi teiste loomuvastaste asjade vastu protestimisel. nii et jah, kuigi eestlased on pahatihti liiga alandlikud, liiga leplikud, siiski teatud olukorras nad on sunnitud ennast liigutama, siis kui kujundlikult öeldes neil on tuline ora tagumikus ja seda keeratakse. Ja siis eestlane, jah, ta tuleb välja, tal ei ole muud valikut lihtsalt. Nüüd ongi küsimus, et mis siis 2026. aastal peaks juhtuma, et eestlased niimoodi asuks käituma. See on esialgu veel lahtine ja võib-olla sellest räägib pärast Andres Saukas oma ennustustes või keegi teine, igatahes mina kuulaksin huviga. Minult praeguseks kõik. jah, aitäh sulle, Tõnu. No ennem jah, et siin saate lõpus kindlasti Andres räägib kõigest lähemalt, aga nii palju võiks ära öelda, et vaadake, mis toimub kulla ja hõbeda hindadega ja sealsete rekordkasvudega, lisaks Bitcoini varsti saabuv äkklangus, nii et siin mainiti ju ennem, et me oleme teise maailmasõja eelses seisundis. Mulle tundub, et see võib olla teise maailmasõja eelne ja Weimari vabariiki tabanud sündmuste koosmõju ja see võib ulatuda veel drastilisemaks, kui keegi inimestest, kes seda saadet tavalise inimesena kuulab, oskaks aimata. Nii et siin võib järgmise aasta esimeste kuude jooksul nii suuri üllatusi tulla, aga aeg näitab, mis siin saama hakkab. Mis puudutab protestimist, siis pahatihti ongi inimesed väga apaatsed, et las keegi teine teeb, nagu siin Tõnu osundas. Aga nagu ma juba varasemalt olen osundanud, et kui inimesed ei tule tänavatele ja ei ole valmis ise tegutsema, siis kas tehakse see meie eest ära, poliitikud ja maailma eliit, või siis ütleme niimoodi, tühistatakse ära inimesed, kes loodavad, et see neid ei puuduta, et ma ei pea tulema, et siis pärast on hilja midagi teha. Aga jätkame ja Andres, kommentaar, palun. Nii, siin olid nüüd 3 asja koos. Sigade revolutsioon ja mis seal veel paar tükki olid. Alustame sigadest pihta, mida ta näitas. Kõigepealt nagu toetame eelmisi küsimusi ka, kas meil on ikka konservatiive või erakondi, kes sealiha söövad veel või ei ole enam. No, näha ei olnud, et ükski erakond oleks seal ka sõna võtnud ja tulnud appi, teinud ka ettepaneku läbi uurida, kas tõesti, kes ütles, et see katk inimesi ei tapa, siis oleks võinud küsida, millist inimest ei tapa, millisest erakonnast ta ei tapa ja nii edasi, oleks saanud sigade revolutsiooni teha. Teine asi, et inimesed on passiivsed, ei tule nüüd demonstratsioonidele. Miks nad ei tule? Vaadake, kui läheme tagasi laulev revolutsioon, mis riik on maailmas teinud sedasi? Öeldi, et täna hakkame laulma, anti kõigile kätte need väiksed ilusad sinimustvalged lipud, need olid kõik valmis tehtud. Aga nüüd, kui on vaja enne pühi või midagi, et nüüd oleks vaja teha kurikate revolutsioon ja kurikatele peale kirjutada ja panna sinna sinimustvalge ja arvake ära, mis võib toimuda siis. Särts viina ka natukene ja sellist, nagu öeldakse, julguse värki ja tulebki see film ette, et poisid, tulge üle, saate jõuluks koju. No mõtelge, siin ei ole vaja mitte midagi, väga palju, see on väga lihtne on seda teha, sest inimene, nagu ma ikka alati kogu aeg räägin, alateadvus juhib. Me võime mõelda, et me ei näe teda, me ei näe ka seda, sest alateadvus on ära, inimesed kui suhtlevad, seda on öeldud 6 eluaastani, pead nii hoolega valmima sõnu või vaatama, kuidas laps areneb. Ta räägib eelmise elu või eelmiste nähtuste asju, millest ta ise aru ei saa, ta omaette pobiseb ja kirjuta need üles. Aga pärast on vaja teda suunata. Ja vaadake, kollektiivne alateadvus, kuidas ta töötab teatris. Kui inimesed lähevad teatrisse, kõik lülitavad kohe etenduse peale. Nii,
kui tuleb mingisugune lööma, mõtelge nüüd, kui üks röögatab seal teatris, maja põleb, mis siis toimub? kõik jooksevad ühe exit ukse juurde, üksteisel trampides seljas ja hukkuvad, surevad ära. aga tagumine see vaatab, et kui suren ära, siis suren ja ei sure, ei sure. vot see on jälle see kollektiivne alateadvus hakkab tööle siin. ja mis meil ongi needsamased asjad võtta ja kuna Tõnu siin ütles, et need aktivistid on olemas, kes esimesed ristsed said, nemad said ju tegelikult lahingristsed said kätte selle sigade revolutsiooniga. Need alandati, nad olid valves seal, aga kui te vaatate, ma soovitan neid filme tagantjärgi vaadata, nad on väga tõsiste nägudega ja nad ei ole allaandja tüübid. Nad on päris sõjardid. ja kuna nüüd see asi läks niimoodi käima, mulle meeldib ikka seda Hiina ajalugu sirvida ja Hiina valitsuse tegevusi vaadata ja ma olen selline poollollakas, torgin endale neid nõelu ka sisse, He Kuud ja Susan Lee'd ja ravitsen ennast nendega, võib-olla sellepärast ma nii loll olen, sellepärast kui nõela lööd sisse, ta aktiveerib seda, ütleme, kopsukanalit, aga kust ta selle energia saab, see nõel, väljapoolt. see aura, mis ümber on, sealt ta püüab kinni. ja vot siin ongi see inimeste ära, et inimesed, ärge laske nina norgu, kui vaja on, sest mida väiksem sa oled, seda tugevam sa oled. ja ütlemegi see, need krambid ja laulev revolutsiooni värk, ta tuleb ja need sigade revolutsiooni omad on teinud. ja praegusel variandil ütlen, meile eeskujuks tuleb Euroopa. sellepärast seal põllumehed on Prantsusmaal, Saksamaal, nendel hakkab kevad natukene varem pihta, nad toovad sõnnikukraami sinna välja ja ma arvan, et mõni puidumees on seal olemas, kes kurikaid oskab teha, treib seal oma väikses vabrikus neid asju ja siis lähevad vaatama ja põllumeestele tulevad abiks ka need, kes oskavad, kes on teisest, ütleme, kollektiivsest alateadvusruumist, kuna need on sisse toodud ja nendel on vaja ainult käsk anda, et see lollakas tuleb kuidagi teistpidi keerata see ja jalgupidi üles riputada, nad tulevad ka appi, nii et Euroopa läheb ja lõppu võin ka natukene mainida ja arvamust panna, kui sõjaks läheb, ega siia sõda ei tule. ja loogiku võtame, mitte selle poliitilise loogika, aga võtame selle hariliku matemaatilise ja loodusliku loogika juurde, miks ei tule. meil on siin vesi vahel, ülevalpool on meil Põhjamaad, me oleme Baltikum siin ja selle kurja venelase ja kurja karu kõrval oleme. nii et kui meile tulevad, siis see karu võib-olla tuleb ka ja nad madistavad Euroopas. meil jäävad muidugi, võib-olla peame oma talupoegi ja talumehi nagu ütleme pilpa peal kandma, et nendel tükk liha meile anda oleks ja nii edasi, sest Euroopas need tarned lõppevad. ja teine variant, mis ma pakun veel välja, see ei tule nüüd kohe, see on võib-olla ülejärgmise veel ära, see Rail Balticast räägitakse, et on pahasti juhtub. ma võin teile öelda, et see asi ei ole üldse paha asi. Rail Baltica saab valmis, selle saab ju transpordina, kraamina vedada. meil on ju Muuga sadam ju on olemas, Sillamäe sadamad on olemas, kui läheb idanaabriga jälle kaubavahetuseks, siis on see väga kiire otsene tee, mis ülevalt Tallinnast Eestist läbib. ja külje pealt tulevad samamoodi, Daugavpils ja lätlased tulevad uuesti sisse ja Euroopaga on jälle ühendus olemas. ma arvan, et Ungari Orban on hea meelega, võib-olla tahab lihtsamalt Venemaalt kraami ise müüa ja sealt saada, sest kui ei tule teise poole. aga Ungari, Slovakkia, vot nende nahas ei taha küll olla, kui seal ümberringi hakkab see möll pihta, siis neil peavad kõvad jõud olema, et ei lase neid tuppa, neid võõraid põgenikke ja olgu neil Ukraina lipp või mis on, me võtame need küll vastu. no vot selline mõte, kõik minu poolt. aitäh sulle, Andres. enne kui lähme edasi, siis Tõnul on sõnavõtt, palun. Andrese jutu lõpuosa kohta nii palju, et
kui Slovakkial ja Ungaril kedagi või midagi üldse karta on, siis ma arvan, et Ukraina sõjaväge pärast Ukraina sõjalist purustamist. Minu andmetel pole küll ette näha, et Venemaa kavatseks Slovakkiat või Ungarit või mõlemat rünnata, sest Venemaal ei ole seda lihtsalt vaja. Ja nii palju, kui mina tean, nii Slovakkia võimud kui ka Ungari võimud kontrollivad oma riigi territooriumi selleks piisaval määral, et takistada igasuguseid Venemaa vastaseid provokatsioone. Aga mida tuleb tõesti nii Slovakkial kui Ungaril karta, on see, et kui Ukraina konflikt lõpeb ja see osa Ukraina sõjaväest, kes ei suuda leida endale tsiviilelus enam kohta, ta läheb lihtsalt Euroopasse lääne poole, läheb röövretkedele. Ja ma pean silmas neid, kelle hingeelu on võib-olla pöördumatult rikutud. Aga see on omaette teema, kuidas leida nendele rakendust. Lihtsalt ei ole Ungaril ega Slovakkial põhjust Venemaad karta. Isegi seda mitte, et Venemaa hakkaks läänega sõdima Ungari ja Slovakkia territooriumil. Küll aga on põhjust karta kontrolli alt väljunud Ukraina sõjaväeüksusi. Ja see on üks tõsisem oht, millegipärast seda on püütud maha vaikida. Nii palju siis täienduseks. Aitäh, Mihkel, et sõna andsid. Jah, aitäh, Tõnu. Ja sellele võikski öelda, et see on tegelikult hea teemapüstitus, millest kindlasti ka Ukraina teemas räägib, aga fakt on jah, et kui järgmine aasta potentsiaalselt mingisugune rahuallikas leitakse, siis see, kuidas need Ukraina sõjardid hakkavad siis käituma nende riikidega, kes ei olnud Ukraina sõjas niivõrd Ukraina poolelt, see on tõesti ohumärgiks. Ja ennem veel, kui edasi läheb, siis siin oli juttu ka sellest protestimismeelsusest, et kui näiteks ütleme, keskmine eestlane siin toodi välja, et kas ta joob viina või siis joob õlut, et noh, siis näitab jah seda, et paraku õiget protestimeelsust ei saagi tekkida, kui inimesed summutavad oma mured alkoholi, et see on väga kurb tendents, et sellega nagu kaob inimese selline vaimne side päris maailmaga ka veel ära, et see on ohtlik. Aga siin jah, peame tõdema ka seda, et mis puudutab seda migratsiooniteemat ja üldse kogu seda Euroopat, siis Saksamaa on ju võtnud terve hulga neid migrante Ukrainast vastu ja vaadates Saksamaa majanduse peale, kui nüüd keemiatööstus ja kõik muu seal kokku, siis see kukub tegelikult ka kogu Euroopa kokku, võib-olla isegi järgmine aasta, et märgid on sarnased sellele, mis juhtus dot.com mulli ajal 2000. alguses, nii et jälgime seda arengut igal juhul huviga. Aga nüüd siis Maik. Tänud, et ma väga pikalt ei räägi, sest et see teema sai päris kõvasti siin juba läbi räägitud, nii et üks küsimus muidugi, minul näiteks ei ole eriti palju infot selle USA digitaalse ID kohta. Noh, nii palju kui mina tean, siis need asjad on kõik soiku jäänud nüüd tänu Donald Trumpile. Et küll mõnes osariigis proovitakse teha seda digitaalset juhiluba, et sa saad telefonis kaasa kanda, et sa ei pea kaasa vedama alati seda juhiluba, aga muude kohtade pealt vähemalt minul info puudub, nii et kõik siin käib nagu, ütleme, Eestis 30-40 aastat tagasi, et ikkagi peab sul ikka paber kaasas olema, ette näitama, pead paberit kaasas kandma, kui kuskile, ütleme niisuguses, kas lennujaama või kuskile lähed, siis ei ole päris niisama, et näitad ainult näo ära ja oledki ju okei. No muidugi siin on Global Entry, aga see on täiesti vabatahtlik. Global Entry on siis selline, kus saad reisida ja siin on taustakontrollid juba tehtud, nii et sa ei pea kuskil mingisuguse ametnikuga enam mitte mingit juttu rääkima. Aga räägime muidugi ka kulla hinnast. Miks kulla hind tõuseb? Üks kindel asi on see, et ju raha prinditakse kogu aeg juurde. Raha väärtus iga aastaga kukub. Kui sa tahad endale pensioniks kõrvale panna, mida sa paned? Ainuke variant ongi kuld, hõbe või siis teised metallid kõrvale panna. Ja ma saan täiesti aru sellest, et mul endal paljud tuttavad, kes ongi oma pensioniks pannud kõrvale just kulda, sest et selle väärtus ei kuku ja seda ei saa niisama lihtsalt juurde ehitada või juurde teha. Selleks on ta on ikkagi piiratud ressurss, aga kui riik
iga aasta kulutab rohkem, kui ta teenib, noh näiteks nagu USA, siis on selge see, USA samamoodi ka siis Euroopa Liit, kui ta seda raha juurde prindib, siis see ongi inflatsioon ja siis meile tundub, et see kulla hind läheb üles ja tegelikult läheb meie siis rahakotis raha aina hõredamaks. No Euroopa Liidus on nagu eriti hull, kui nad nüüd tahavad anda veel rohkem abi Ukrainale. Nüüd nad vist andsid natukene, ma sain aru, et Ukrainal jagub selleks 2 kuud veel sõdida, et siis on jällegi taskud tühjad ära varastatud ja noh, võib-olla Monacos on uued autod jälle tulnud, aga no nii see asi on ja veel tahtsin ütelda seda, näiteks seesama nüüd, et kui me näeme neid meeleavaldusi ja asju, selle taga on alati raha ja rahastaja, kes sinna ühtegi üritust ei saa teha ilma rahata. Ma usun, et Tõnu on sellega nõus, et kui sa midagi suuremat planeerid, peab sul ikkagi olema ka finantsi, et seda läbi viia. No, nii nagu neid rohepöörde aktiviste, siis JP Morgan oli põhiline see pangaline, kes andis neile miljoneid, et nad saaksid siis visata seal suppi või mis iganes piltide peale või siis ennast kuskile maapildi kinni kleepida. Et no, samamoodi on Antifa, sama kõikide muudel, kus on põhiliseks investoriks, niinimetatud investoriks ja rahastajaks ju George Soros. Nii et need samad, mis USA-s siin olid niinimetatud demonstratsioonid, kus inimesed kandsid siis Mehhiko lippe ja nad ütlesid, et nad ei taha tagasi Mehhikosse minna. No, ma küll sellest loogikast täpselt aru ei saanud, aga mõte oli selles, et see maksti päris heldelt kinni, siin isegi kuni $50 tund, et sa seal oma need lippe lehvitaksid. Nii et samamoodi konservatiividega, konservatiivide probleem Euroopas on see, et raha on vähe. Firmad ei julge annetada, inimesed on kitsid annetama, ja üldiselt see raha kogumismehhanism nagu USA-s ja Euroopas eriti ei toimi. Et ma annan edasi. Jah, suur tänu, Maik. No, mis puudutab seda Global Entry't, millele sa osundusid, siis üks asi on see, et täna ta on vabatahtlik, aga mis järgmine aasta saab, me teame, kuidas COVID-vaktsiinidega tehti, nii et see on selline aeglane konna keetmine, aga siin kulla koha pealt jah, siin on see tõusunud aastaga umbes pool sellest, mis ta oli aasta algul ja hõbeda puhul me räägime siin vähemalt 2-kordsest tõusust ja ma julgen pakkuda, et kui hõbeda hind tõuseb üle $100 untsi kohta, siis asi minu hinnangul eskaleerub, et siis enam sellel tagasiteed ei ole, sest et hõbet läheb vaja ka selle rohepöörde agenda jaoks. Et see on nagu üks oluline märk selles suhtes ja hästi tõid välja ka see rahas teema meeleavaldustes, et tuleb endalt küsida jah, et on aktiviste, kes teevad seda peaaegu et mitte millegi eest ja on valmis isiklikult vastutama, aga on ka neid, kes on nõndanimetatud suursponsorid, aga siis tahavad omakorda inimestelt teeneid vastu ja see on omaette ohtlik teema. Aga ma toon ühe sellise väikse näite veel siin kohalike valimiste teemaga seoses, et mäletatavasti kandideeris ju Tallinna volikokku peibutuspart Hendrik Terras, kes sai mõnisada häält, aga volikokku ei saanud ja suur toetajaks oli Joakim Helenius, kes aga nagu me teame, tegeleb selle piimatööstusega ja see piimatööstus ei ole suugi niivõrd ohutu teema, nagu siin võidakse rääkida, et vaadake, mis toimub praegu seoses selle Bovaeriga, et lehmad haigestuvad ja lausa surevad, et minu meelest see asi on, milles suhtes me peame tõsiselt häirekella tõstma, et kas meil üldse varsti piimatootmine on. Aga nüüd siis veel meeleavalduse koha pealt Maarja. Aitäh sulle. Ütleme niimoodi, et sigade revolutsioon oli niisugune tõsine ärkamisaja säde. Et oli tore oli vaadata, sellepärast et mina olin ise selle nii-öelda alguspunkti juures, kuna selle sigade revolutsiooni algatajaks oli ju Plaan B ja Plaan B liikmed Kristi Metsa ja Indrek Pähnapuu. Ja sellele siis juurde haakus siis ERK-i liikmed ja siis oli EKRE-st oli esindatud Kalmer Johanson,
kes pärast ekrekate käest sai veel sõimata, et ära nimeta EKRE nime, et kui sa seal oma lollustega seal tegeled, vaata, et umbes meedias meid ju tituleeriti uhhuudeks ja jube suur katk on, mis ohustab ja meie seame kõik ohtu. Aga pärast tuli välja ju see, et need sead olid üldse mingi lepingutega kuhugi biodiisliks juba maha äritud ja hoopis meie tegevus siis rikkus hoopis ärimeeste plaanid ära, et noh, vaata nüüd ongi see teema, et katkuvarjus siis aeti ka väikest diislibusinessit. Et aga see ju kõik näitab, kuidas meie toiduainetööstust hävitatakse, meie toorainet hävitatakse. Praegu järgmine läks ju Oskari lihatööstus, jälle pandi pauk ära. See kõik näitab sellele, et meie oma enda tootmine ära hävitada ja siis panna meid sõltuma siis sissetoodavast kraamist. Aga see saab meile väga saatuslikuks, see on väga suur toidujulgeolek koht, arvestades meie siis geograafilist asukohta, kuna me oleme Suwałki koridori ja Läänemerega oleme ühenduses ja kui peaks meil mingi blokaadilaadne asi tekkima, siis ongi kõik, sest me ise ju ei tooda midagi. Aga aitäh selle koha pealt. Muidugi tahtsin veel öelda, et Sigade revolutsiooni pikemalt saab vaadata veebiraadio lihtsalt ja keerutamata ja Sigade revolutsioon, trükkige YouTube'i ja saate vaadata täpsemalt, mis seal toimus. Jah, aitäh. Ja aitäh. Enne kui ma veel räägin siin lähemalt natukene veel sellest toidutööstuse hävitamist, millele Mario siin viitas, siis omalt poolt me rääkisime sellest augusti saates, aga ütlen ka veel kord siin, et erilistel päevadel, nagu oli see 8. augusti õhtu või 9. august ja siis veel 13 ja isegi 14. august, siis oli meil portaali kajastus sisuliselt vähemasti 17–24 tundi järjestikku, et nii kui mingi uudisnukk tuli, kohe läks üles nii minu kui ka Maarja poolt. Aga toidutööstuse hävitamisest veel jah, enne kui me läheme järgmise teema juurde, siis ärgem unustagem ka seda, mis kevadel või siis hiljemalt seal suvel toimus Frank Kutteriga. Frank Kutter ju ka hävitati ja seal oli terve hulk seda sigade liha ja seda tehti jällegi selleks, et siis kahjustada meie toidujulgeolekut. Ja pankem tähele, kõik need asjad on toimunud sel ajal, millal põllumajandusministriks siis selle, ütleme siis tähenduses on olnud see seltsimees Hendrik Terras ja kõik see on juhtunud tema ajal, et tuleb välja, et ta täidab globalistide tellimust. Ja siin nüüd praegu pangem tähele, nüüd on juba mindud kanade kallale, et praegu on neid hukatud või siis hävitamisel minema linde kümnetes, aga kas varsti on see sadades ja tuhandetes, kui PTA jätkab oma sellist psühhoterrorit nende kasvatuste vastu, et see on väga ohtlik suund ja kui niimoodi lastakse selle edasi juhtuda, siis järgmisena võib löögi alla sattuda veised. Nii et me peame mõtlema, et kuhu me veel peame langema ja muidugi jah, Oskari tooteid on siin ostetud viimasel ajal ka rohkem, sellepärast et see on ju selge märk sellest, et meil nagu tehakse otseses mõttes ülekohut. Aga enne kui me nüüd järgmist teema juurde läheme, siis Tõnul on veel sõnavõtusoov. Toidujulgeoleku õõnestamine ei ole asi iseeneses, vaid see on osa ühest suuremast plaanist. Ütleme, et selle plaani käilakuju on siis Maailma Majandusfoorumi juht Klaus Schwab. Kuigi ta ei ole tegelik suunaja, tegelik liigutaja, ta on käilakuju. Ja siis tema seltskond on välja töötanud sellise plaani, kuidas saavutada kontrolli inimeste üle. Üks võimalus on see, kuidas inimesi vähendada, rahvaarvu. Teine on see, et muuta inimesed sõltuvaks. Ja üks võimalus muuta nad sõltuvaks ongi sellega, et võetakse neilt vähemaks, võib-olla isegi koguni ära võimalus varustada ennast omamaise toiduga. Nii et kui seda teada, siis kõik sobitub ilusti tervikpilti. Ja üks osa sellest plaanist on ka võimalikult suurel määral hävitada keskklass.
sest keskklass on see, kellel on nii olemas teadmised kui ka võimalused kui ka oskused vastu hakata. Kõrgklassil ei ole tahtmist enamasti vastu hakata, ta on ise seal pundis ja alamklassil tal ei ole jõudu ega teadmisi. Ta võib isegi tahta, aga ta ei suuda, sest ta on vaene ja ütleme rumal enamasti. Nii et jah, ütleme, inimeste muutmine sõltuvaks on see põhjus, miks õõnestatakse toidujulgeolekut ja oleks äärmiselt ülekohtune arvata, et sellised poliitikad nagu Hendrik Teras suudaks ise midagi sellist välja mõelda. Nad ei suudaks seda mõelda isegi siis, kui panna püstol neile kuklale, öelda, et mõtle midagi sihukest välja. No inimene füüsiliselt lihtsalt ei suuda, sest ajupotentsiaali napib. Aga nad on oivalised käsutäitjad, nagu oleme näinud. Alates biodiislist kuni ütleme sigade hävitamiseni. Nii et kui selle pilguga vaadata, siis kõik klapib. Selline siis minu kommentaar praegu. Jah, aitäh, Tõnu. Aga lähme siis nüüd järgmise teema juurde ja see on seotud ühel või teisel moel e-valimistega. Ja siis räägimegi kõigepealt e-valimiste vastase võitluse küsimusest. Nimelt see on käinud erinevate inimeste poolt aasta jooksul läbi. Kui Varro Vooglaid ja Märt Põder on teinud vaid parandusettepanekuid ja sellist väiksemat suunamist, siis Maik Kalamus omakorda on konkreetselt suunanud tähelepanu puudustele, miks e-valimised jätkuda ei saa. Kuna kohalikud valimised aga nüüd me nägime polnud läbipaistvad, siis vastuseks koostas rühm aktiviste e-valimiste raporti osasid oma vabast ajast ja Maik Kalamus pani need siis kokku. Samuti sellele järgnevalt tuli siis Budapesti konverents, mis toimus novembri lõpus ja seal jagati ka e-valimiste raportit külalistele. Eksemplarid läksid nagu soojad saiad. Ning loomulikult USA saatkonda saadud märku kirjast muuhulgas ka e-valimistega seoses ja mis on selle tulemid ja kõik see kokku. Sellest esmalt võib-olla räägikski kokkuvõtlikult Maik. Ja, tänu Mihkel, et meie MTÜ Konservatiivne Eesti on pikemat aega selle e-valimiste vastu võidelnud. Üks põhimõtteline erinevus on see, et me ei näe, et see internetivalimised oleksid üldse seaduslikud. See tähendab seda, et mis iganes vormis seda ei tohiks kasutada, sest et on otseselt vastuolus Eesti põhiseadusega. Ma ei räägi mingisugustest määrustest, mis muust põhiseadustest, mis on kõige põhilisem. Seal on selgelt öeldud, et ühel päeval ja ühtemoodi ja tuleb teha neid valimisi. Esimesena siis räägiks sellest, et minule jõudis siis informatsioon, et Daniel Mereääre kaasus, mille me saatsime siis Euroopa Liidu kohtusse, ei võetud arutusele ja jällegi mille pärast öeldi, et me ei näe, et oleks keegi kannatanud. Mis siis, et sa ei saa seda kontrollida, mis siis, et see kogu süsteem oli valesti üles ehitatud. Ja siit oligi väga selge sõnum sellele, et me peame strateegiat muutma. Ja me nägime ära, kui korrumpeerunud on Eesti kohtusüsteem, kui mõttetu on see võitlus niisuguse pisikese teemal. Võib-olla väikseid võite saab, aga suurtemadelt teemadelt on nagu suhteliselt raske. Ja esmajärjekorras me nägime võimalust seda, et me peame ülejäänud maailma teavitama, mis täpselt Eestis toimub. Ja eriti just neid, kus on konservatiivid võimul, nii Poolat, Ungarit, USA'd ja teisi riike teavitama siis, et mismoodi siis et Eestis need asjad käivad. Sest et suurem osa inimesi välisriikides, ka USA kongressmenid, senaatorid ei tea midagi Eesti e-valimistest. Ja siis nad ongi niimoodi, et küsivad minu käest, et kes pagan selle Kaja Kallase poolt on hääletanud. Ja need teised klounid Eestis. Ja siis ütled, see ongi ainuke võimalus on see, et meil ei ole 20 aastat olnud õigeid valimisi. 50% häältest pannakse suvaliselt siis e-valimiste, e-häälte nime all. Kes need seda teevad, seda ei tea. Ja muidugi inimestel jäävad suu lahti. Samamoodi nagu Poolas, kui ma käisin juunikuus vaatlemas valimisi, me tegime raporti andsime edasi eeskätt Donald Trumpi meeskonnale
ka suurtematesse think tankidesse nagu Heritage Foundation ja teistele andsime selle üle. Ja ka nüüd andsime üle siis Thomas Rose'ile. Thomas Rose on siis uus suursaadik Poolas, USA suursaadik. Ja siit edasi meil oligi plaan, et Eestis, kui on kohalik omavalitsuse valimised, me teeme raporti ja selle anname siis üle samamoodi Donald Trumpile tema meeskonnale. Nüüd selles mõttes on huvitav ja ere näide, miks Eestis midagi paremaks ei lähe. On see, et konservatiivid, niinimetatud konservatiivid ei suuda omavahel kõige elementaarsemat koostöödki teha. Kui peale valimisi ma palusin Andres Aulelt, et palun tule punti, aita ära teha meie siis raport. Andres Aule on siis ERKis tõsine konservatiiv, vähemalt oma arust. Ma tegin isegi sellest kuva tõmmise, kus ta ütleb seda, et ta ei näe mingit põhjust, miks peaks Eestist väljaspoole mingisugust raporti panema ja veel vähem ta näeb mingist mõtet Donald Trumpis. No, see selleks. Aga kui sa oled konservatiiv ja minuga otse suhelda ei suuda, vaid postitad mingisugused absurdseid asju, näiteks viimane postitus oli tal selline, et tema ei näinud NATO siis lepingutes seda punkti, kus oleks öelnud, et need NATO liikmesriigid peavad olema demokraatlikud riigid. Ja info tema oli saanud siis ChatGPT-st. Ma tean omadest kogemustest, et ChatGPT ei ole koht, kus saada täpselt seda infot. Oleks ta saatnud sõnumi mulle, küsinud, oleks andnud talle vastavad juhised, kus need asjad kätte saab, aga lihtsalt niimoodi plärtsuda, see ei ole nagu normaalne. Teine on Märt Põder, teda palusin ka oma arvamust. Ta õnneks saatis mul natuke materjali, mida ma sain kasutada, aga ütles, et tal on kiire. Nii et Eesti poole peal tegelikkuses niinimetatud konservatiivid ei tahtnud keegi koostööd teha. Mitte üks erakond ei tahtnud koostööd teha. Kas te kujutate ette seda? Ja nemad on siis need, kes võitlevad. Ja lõpuks on siis nii, et me leidsime vastavad inimesed, kes olid nõus oma nime all kirjutama oma arvamusi, oma nägemusi, mis siin toimunud on. Ja sellest me saime panna siis vastava raporti kokku. Loomulikult küsitakse minu käest, et andsid Donald Trumpile üle, andsid ka USA saatkonnale Tallinnas need paberid üle Roman Pivkole, isegi kinnitus on, et nad on selle kätte saanud, et nad tegelevad selle asjaga. Öeldakse mulle, et kuule mees, et see ei ole üldse nende asigi, et see on Eesti siseasi. Kas tõesti on see nii? Kui Eestis on Venezuela tarkvaraga valimised, millest 50% ei ole võimalik, valimiste häältest ei ole võimalik kontrollida, kas see on tõesti Eesti siseasi? Eriti, kus Mart Mätik on praegult kriminaaluurimise all USA-s ja tema vastu igapäevaselt aina rohkem kaasusi tehakse. Kas on siseasi? Võtame George Soros, kes üle maailma üritab asju tuksi keerata, on avatud Eesti fondis tegelane ja igal pool mujal tegelane, kes nende rahadega manipuleerib, kes maksab kinni vastavalt siis liberaalide arveid ja homopropagandat. Kas see on Eesti siseasi? Ma ei leia, et see siseasi on. See on globaalne jama. Me võime siit edasi võtta USAID. Nüüd ma tegin ka siis järelpäringu, millele peaks varsti vastused tulema, kuidas USAID on siis Eesti valimisi mõjutanud. Nii et see ei ole Eesti siseasi. See on ikkagi välismõjutused, mis on siiamaani 20 aastat toiminud. Nii et see on ülimalt tähtis asi ja ma näen seda, et ainuke variant on see e-valimised ära lõpetada. Kui Andres Aule ja Märt Põder loodavad, et nad saavad kuidagi pidi seda e-valimisi paremaks teha, ma ei näe mitte mingit varianti, et seda paremaks saab teha. See on surnud asi nii nagu USA-le tagasi ainult paberi valimisele, ainult vastavas jaoskonnas. Samamoodi peab minema tagasi selle järgi, mis on siis põhiseaduse ette nähtud üks päev ja ühtemoodi. Sest praegusel hetkel sa saad teha Eestis paberhääletamist, interneti hääletamist ja ka kirja teel hääletamist, mida te võib-olla isegi ei tea. Mina olen korra selle läbi käinud. Väga lihtne, kirjutad saatkonda, tavalise e-kirja.
tahan siis hääletada, saadetakse sulle paber koju, paned kirja, keda tahad hääletada. Isiklikku tuvastust mitte mingisugust ei ole. No, ja sinna võid sa kirjutada 1000 häält ühtepidi, 1000 häält teistpidi. Ja mitte keegi ei saa aru sellest ja mitte mingit paremusse minet ei olegi. Nii et Eestis need samad, kes teevad, muidugi võin ütelda, Märt Põder on ekspert oma ala peal. Aga ma ei näe varianti, et need puuduste kõrvaldamistega saab midagi paremaks teha. Ja teine asi, otsene nähem, et mitte mingisugust koostööd ei ole konservatiividel ega kellegil ja keegi ei taha neid otseselt ära lõpetada. Ja kui vaadata neid rünnakuid minu vastu, siis on selge, et seal on ühtne soov seda asja jätkata ja tehakse ainult teatrit ja nägu tahetakse midagi muuta. Aga kui teil on veel küsimusi minule, andke mulle teada, et ma üritan vastata, kui midagi ei kahtlaseks. Aga palun. Niimoodi, aitäh sulle, Maik, ja annakski nüüd Maarjale kõigepealt sõna. Ja aitäh. Selle koha pealt ma, Maik, võin sulle öelda, mina olen ise pannud tähele seda, kui see madinaks läks, kus meie irdusime sinuga nii-öelda EKRE-st, siis toimuski ju EKRE ja konservatiivse sihtrühma kapseldumine ja sisuliselt ongi niimoodi, et on see konservatiivne võimueliit ehk siis sisuliselt EKRE peab ennast ilmselgelt selleks konservatiivseks põhijõuks. Ja kuna Märt Põder EKRE-ga koostööd tihedalt teeb selle siis nii-öelda e-valimiste vastases võitluses, siis ma küll ei tea, aga mul on kuri kahtlus, et tal lihtsalt on öeldud, et kui sa tahad meiega edasi koostööd teha, siis sa lõpetad igasuguse suhtluse Maik Kalamusega ja selle jõuguga seal ja nii lihtne see ongi. Aga kõige pullim on see, et see samune kapseldunud konservatiivne eliit, kas nad ei taha endale tunnistada või et mis neil nagu viga on, et Maik Kalamus, kes on otseselt Trumpi parteist ja suhtleb otse Trumpi administratsiooniga, te lihtsalt lõikate selle enda küljest ära ja te jääte sinna nagu nii-öelda, jääte ikka oma konnatiiki ja üritate ise seal midagi teha, onju. Et ma olen nii palju konservatiividega rääkinud ja ka konservatiivse eliidiga rääkinud, et konservatiivid võiksid ükskord ikkagi ühise löögirusikana ennast kokku võtta ja hakata koostööd tegema. Sest see ei ole meie tugevus, kui me üksteist peksame, vaid see on meie väga-väga-väga suur nõrkus. Ja kui me niimoodi, neid võimalusi ära ei kasuta ja iga üks tegutseb oma nurgas, siis sellest ei tule midagi, sest me näeme ju, et liberaalne pool suudab ennast koondada, kuigi jah, täna on neil vesi ahjus ja tänu konservatiivsele pöördele nii-öelda. Ja aitäh. Aitäh, Maarjo. Ja siin oligi käsi püsti ka Tõnul, palun. Kõigepealt Maarjole ja siis Maikile. Maarjole nii palju, et konservatiivide ühinemine on mõeldav siis, kui saavutatakse kokkulepe selles osas, et inimesed saavad kohad, mis neile on võimete järgi ette nähtud, kõige sobivamad. EKRE-l oli suurepärane võimalus seda teha, kui ta 2015. aastal sai suurde poliitikasse, sai jala ukse vahele, pääses Riigikokku, aga ta ei teinud seda. Ta võttis üle täpselt sama mustri või valemi, nagu oli poliitkartelli erakondadel, kus ei lugenud asjatundlikkus, luges ustavus partei pealiinile, juhtkonnale ja kui sa kaasa määgisid, siis sa said kõrge koha valimisnimekirjas või kuskil mujal hea koha, sõltumatu sellest, kui tagasihoidlikud võimed sul olid.
Ja senikaua, kui seda ei muudeta, seda lähenemist, senikaua ei ole loota mingit edu konservatiivide ühinemiskatselt. Nüüd, mis puutub Maiki juttu, siis kõigepealt eelloona seda, mul on olnud oma Ungari sõpradega tihti mõttevahetus sel teemal, kui jälle mingi Eesti poliitik on teinud Ungari vastase avalduse. On mult küsitud, et kuule, et miks teie juhtkond on niivõrd Ungari vastane, õigemini isegi niimoodi, et miks eestlased on niivõrd Ungari vastased. Ja mul on tükk aega kulunud, et neile selgeks teha, et esiteks need inimesed, kes on meie valitsuses, nad ei esinda elanikkonna enamuse seisukohta. No praegu on see eriti selgelt näha, ma ei tea, kui palju see valitsuse kahe erakonna poolehoid kokku on, kas on 15%, kui sedagi, 15% ütleme, see ei esinda ju kogu elanikkonda, see ei esinda enamust elanikkonnast. Ja teine asi, mis olen neile rääkinud, et võimule saavad need inimesed, kellel puuduvad teadmised, kellel puuduvad vajalikud võimed. Nad on rumalad inimesed, kelle ainus kiiduväärt omadus on ustavus partei juhile. Ja kui selline inimene võtab sõna kas või Ungari teemal, ütleb midagi ungarlaste vaenulikku, siis ei maksa seda võtta tõsiselt, sest see inimene ise on null, ümmargune null oma ettevalmistuselt ja seetõttu ka tema arvamus on võrdväärne nulliga. Ja ükski endast lugupidav inimene ei hakka ju sõdima nulliga või tühja kohaga. Aga miks ma Maikile tahtsin küsimuse esitada sellega seoses, et kui sa oled üks asi veel, kui minult on küsitud, et kuidas sellised rumalad inimesed saavad üldse võimule, siis ma olen öelnud, et meil on e-valimised, sest üks asi küll on rumalad valijad, aga neid ei ole nii palju, et nende toel saaks sellised isikud valitsusse, nagu praegu on. Vaid meil on e-valimised ja seal on täiesti vabalt võimalik sobi teha ja saavutada selline tulemus, nagu sobib sellele, kelle käes on nagu häältelugemisserver. Ja siis inimesed saavad aru. Aga miks ma sellest praegu juttu tegin? Vaata, Maik, kui sa käisid Ungaris konverentsil või kui sa oled kohtunud teiste inimestega, rääkinud meie e-valimistest, kas sa oled ka öelnud seda, et Eesti poliitikute rumalus on tingitud sellest, et nad saavad võimule e-valimistega? See on minu küsimus sulle. Ma usun, et see pakub huvi paljudele meie vaatajatelegi. No see on tavaliselt esimene asi, mida ma pean rääkima. Sellest tuleb hakata jutt pihta, kuidas on võimalik kuidas on võimalik, et sellised klounid ette otsa saavad ja teevad siukesi, ütleme nagu need tsuksi anekdoodid juba, et ta põhimõtteliselt ongi nagu eestlane on näiteks USA-s, ütleme, võimuringkondades on põhimõtteliselt nagu tsuksi anekdoodi tasemel ja seda on tänu Eesti nende esipoliitikutele. Nii kahju see asi on, et ma mäletan ühte anekdooti, kus tsuksi ema ütleb lapsele, et vaata, ole ettevaatlik, et kui meie välja sureme, siis kui eestlased välja surevad, siis meie oleme need kõige lollim rahvas. Aga niisuguse mulje on jäetud ja see on kohutav pauk Eesti imidžile, mis on praegult nüüd viimaste aastatega Kaja Kallase tiim teinud Eestile. Muidugi tahan öelda Eestis seda, et näiteks kui olete tähelepanu, eelkõige konservatiivid võitlevad üksteise vastu, mitte liberaalidega. Nad tõmbavad teisi maha, lollid, mängivad lolli nendest, et see on mõttetu vend, see on see. Ja üldjuhul see käib kõik teise konservatiivi vastu. Kas ta on siis teise parteis või ta pole üldse parteis. Aga kas see ei ole meelega tehtud? Ma arvan, et see ongi meelega tehtud selleks, et teatud parteid, et neid näiteks kapo ei uuriks nende rahaasju, ei nõuaks neid mingisuguseid rahalisi raporte, kus on nad raha saanud, siis vastutasuks nad peavad ründama teisi konservatiive ja hoidma seda lõhestatuna, et ei tekiks ühtegi suurt. Sellepärast, ma just rääkisin enne Keskerakonnast, see oleks ainukene erakond, kes oleks suuruselt võimeline midagi ära muutma ja midagi ära tegema, kui talle võimalus antakse. Ja kui näha, et nendele pandi siis ju $1,000,000 trahv kaela, siis on selge see, et nad läksid vastuollu siis selle eliidiga ja kapoga. Nii et nii ma arvan ja võib-olla see arvamus on vale, aga vaadake ringi. Et mind on üldjuhul
Eestis rünnanud ainult teised konservatiivid. Väga vähesed liberaalid on mind rünnanud. Nii et see on minu enda kogemused, et võib-olla teistel paremad kogemused. Ja sellepärast ma ei usugi, et Eestis korralikke õigeid konservatiive on. Väga tänud. jah, suur tänu selle diskussiooni eest, et ma küsiksin, et kas keegi veel soovib seda teemat täiendada? Nii, ja Andres, palun. No e-teemast, e-valimistest väga palju, aga panen mõned asjad juurde, üks väike naljalugu ka juurde, siis näeme, kui targad me siin oleme, kui kõvad need EKRE-d on. Kõigepealt, mida on kogu aeg on ju räägitud, e-valimised. Milline erakond hakkab e-tähega? On ju EKRE. Kuna ta arvas, et e-valimistega on asi ühel pool, siis ta pikendas nime ju. Tegi Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Tähendab, kes hakkavad e-valima? Tähendab, vanade kodus. Paneme loogikat, ma ei oska poliitika loogikat panna. Nii, siis vaatame edasi, mis ära, et siin oli jutuks, et kes Riigikogusse valitakse ja et neil mõistust ei ole või niimoodi. Neid on väga hea jälle see paragrahv 58 alla panna. Ta ei oska ennast kaitsta ka, ütleb, et see käskis ja see tegi ja teda on väga kiire ja lihtne kõrvaldada, kui on vajaduse olukord. Ta on siia-sinna kohe lükatav. Ja lõppu panen siis sellise mõistuse ja mõistlikkuse või sellise tarkuse kohta loo. No on kas Riigikogus või kus see on, aga igatahes üks mees läheb sinna lindude poodi ja näeb, ohoo, papagoi. Ja see maksab ju 50 euri. Läheb natukene edasi. Miks see 50 euri maksab see papagoi? Aga see papagoi oskab 2 keelt. Läheb siis edasi. Oi, siin on 100 euri papagoi. Mis see on? See teab juba 4 keelt. Oskab 4 keeles rääkida. Aga see on 203. 200 euri. Mis see on? Juba päris professor või? Ei, see ei räägi üldse midagi, aga need 2 tükki ütlevad, et on boss. Nii et saite nüüd natukene Riigikogu ametnikest ja nendest ära. Ja toon paar näidet, mis ei ole praegult veel väga kokku seotud kogu süsteemiga, miks lõhutakse. Minul on momendil A-pädevus, nagu kõrge pinge ja niisugune insener olen, nagu koolis käinud. Ja nüüd ma lugesin seda, ma teen neid koolitustunde nii eesti kui vene keeles, nii et mul see tööturg nagu ära ei lõppe ja niimoodi ja edasi. Sellepärast, et elektrik, et seal ei ole oluline, mis keeles on põhiline, et vool oleks ja surma ei saaks. Arstidel on umbes sama, nemad on veel kavalamad, nemad räägivad ladina keelt ka veel juurde. No need on targemad papagoid, kui need esimesed olid. No ja me nüüd pädevused kaovad ära, nüüd 31. pakuti ka, et tuled ära, saad 5 aastat, saad pikendust. Mul 2 aastat veel kehtib ja läheme tagasi Nõukogude süsteemi ametikutsele, nii nagu ma alustasin 3. kategooria elektrimonteerist, jõudsin 6., siis läksin ülikooli, käisin kaugõppes, ise olin Lihula KEK-is tööl seal, õhtul panin sapikale hääled sisse Tallinnasse laborisse sinna ära ja kõik oli oma kulud, oma vaeva ja värgiga. No see on selline asi, mida tänapäeval on keelatud teha, sellepärast see alandab võib-olla seda õpilast ja hinnata ei tohi. Mis ma siis tahan nüüd selle lõpuks öelda, et me läheme klassidega täpselt sama. 6. on viimane elektriku tase, siis tuleb 7., 8. volitatud insener. Ja mis huvitav, nüüd ma loen seda, mida hakatakse nüüd uut ehitusseadustikku, vene keeles ta on ikka koodeks, nii nagu on Hammurapi koodeks, mida ma loen ainukeseks seaduseks, kus on kõik paigas, võite vaielda või mitte, ma ei ole juurat õppinud. Seal on kõik sees, nii sõjaseadused, Sun Tzu kui ka rahuaja seadused on Hammurapi seaduses sees.
ja nüüd lähemegi sellele teemale tagasi. Ja nüüd küsin teie käest mõttemalliks ja kõigi rahva käest, miks me nüüd jälle sellesse Nõukogude süsteemi tagasi läheme? Soomes on pädevused olemas, säilinud, sealt me võtsime need pädevused. Rootsis on pädevused olemas. Rootsis on elektriohutusseadus on olemas, Soomes on olemas, Norras on olemas, kõik on olemas. Aga meil ei ole elektriohutusseadust juba 2015 aastast. Meil on seadmeohutusseadus. Ühesõnaga, tolmuimeja on elektriseade. On. Ma olen seda elektrialas kirjutanud vaikus, sellepärast ei võeta üldse jutule, kes julgeb jutule võtta, siis ma ei tea, mis ta on, liberaal või konservatiiv. Ja tuumaelektrijaam on ka vist elektriseade. Ja nüüd otsustavad ja teevad tuumaseadust. Ma ütlen, et praegult, kui tulevad Vene, tuleb siis Prantsuse, Ameerika tuumateadlased tulevad sisse kõigepealt ukse pealt, näidake oma seadust ja oma pakett ette ja elektriautusseadust teil ei olegi, mida te tahate, mis nalja mängite. Jälle sõidate sinna Juta või sinna põlevkivi kaevama. No see on, ütleme, Andres Raidi kogu käidud Jutas ja siis seal, mis oli see Jordaanias käimine. Ja vot me liigume praegult vanasse süsteemi tagasi. Iseenesest me ei saa arugi ja räägime e-valimised, kus on need konservatiivid või ei ole. Ja see ongi niimoodi praegu see õppeprogramm on ka, millega alustame ülekuulamisprotokolli 1939. aastal sündinud Jaan Järvik, emeriitprofessor on ülekuulatav, kui te olete neid saateid vaadanud. Ja temal on ka mureks, et meie see haridustase, see mõistus kaob ära. Ja see tehakse kollektiivset alateadvuse lollust. Nii et me ei saa sealt kuidagi varsti enam välja. Ja vot sellest, mille pärast Maik, tõstan mütsi maha või tõstan käe üles või panen sedasi veel kuidagi, mida ei tohi panna, teise käega vasakuga võib panna. No vot, mille pärast ta tegeleb, tema julgeb võtta selle suure asja ette, mis tegelikult mõjub teistele. Ja need, kes siin on haiged, ära nullitud, kes kardavad seda 58 paragrahvi, kui seda ka hakkaksite praegult rääkima siin rohkem, suunama siin oma saadetes 58, et revolutsioon sööb omad tegijad, siis on asi selge. Ja temaga ei taheta saada, ütleb see vana, kas see Jung või Schopenhauer, üks poiss oli nendest, kardetakse tarku inimesi. Kõik. Ja vot sellest ongi see asi, siin oli, Eestis oli ju, kes oli, Savisaar oli siis Tiit Vähi, kui see saali sisse tuli, tekkis vaikus, kõik unustasid ära. Vot see oligi see aineväli, mis tuli see mõistuse ja ütleme kollektiivse alateadvus pidurdus, et suur mees tuli sisse, tal ei olnud vaja öelda. Ja ma toon ühe näite ka Tiit Vähiga, kui olime seal, ma olin ka alguse ajal olin selles koonderakonnas ja ta hakkas ära minema, meil oli siis koosolek seal Järvistus, seal Kurtna järvedes, ega ma suurt ei olnud, jama oli palju, tervis oli ka käest ära, siis istusime pakkudel seal ümberringi. Kui Vähi Tiit tuli sinna, siis kõik hüppasid püsti, mina jäin istuma sinna. Siis ta ütles teistele, te võite ära minna, mis mees sina siin oled. Istus kõrval ja ajasimegi juttu ja rääkisin mured ja värgid ära ja mis siis oli ja asjad paigas. Ja vot see näitab, et kui sa oled ka samasugune suur mees või sa ei karda selliseid asju, seda mõistust, tähendab, sa oled samal tasemel. Nii et Maik, ära sellest mõtle, et sellepärast Eestis ei ole enam konservatiivi, kõik on liberaalid. Konservatiivid hakkavad siis tulema, kui me koolis hakkame juba seda alateadvust tagasi tooma, et eesti keel, Juhan Liiv sisse, et meie erakond on eesti keel, kõik. Ja vot sellega, kui ütleme ära, et mingit e-valimist ei ole, valime ainult neid, keda me tahame, mitte see, mida arvuti tahab või AI tahab. AI on ka võimalik panna seal arvutama.
no ja nii edasi, nii edasi. Vot see oli siis minu kommentaar e-valimiste tubli töö peale, nii et üks võidab ka suure armee ära. Ja seda võib öelda, kui siin oli, et ka küsimus, miks neid sõdu nii palju, võtan Sun Tzu ka ligi need ühe lause talt. Sõda on riigi suur põhjus, elu ja surma alus, tee ellujäämise või surmani. Seda tuleks hoolikalt kaaluda ja läbi mõelda. Nii et ära seda arva, et sul surm ootab ees. Elu ootab siin meid kõiki ees. Aga kui me neid asju ei kaalu ja mökutame ja möliseme ja umbes niimoodi. Ja veel toetuseks oli üks arst, Ibn Sina või Avicenna ütles, ravimise jaoks on kõigepealt sõna, kui patsient on haige. Kui sõnast ei aita, on ravim ja siis tuleb alles nuga. No mõõk võib ka olla või toru või kurikas või noh, see on selline asi. Nii et minu poolt kõik. Ja suur tänu, Andres, ja Maik, sulle veel võimalus sõna võtta. Ja tahtsin veel mainida seda, et inimesed küsivad, et noh, et okei, et teed rapordi, jagad siin Trumpi meeskonnale, jagad siin teistesse riikidesse, saatkonnale, et mis kasu sellest on. Number 1 kasu on selles, et meie liitlased saavad aru, et see, mis Eestis, kes võimul on mitte legitiimne valitsus. See on number 1 asi, millest nad peavad aru saama ja mida nad saavad ka juba aru. Ja see on asi, mis hakkab mõjutama tervet Eestit, kui arvatakse seda, et noh, mis see USA ikka meie vastu teeb, aga kui USA pakib asjad kokku, läheb minema, mis siis saab? Mis siis Eestis saab? No, praegusel hetkel Eestis ei ole mingit võimekust end kaitsta ükstaskõik kelle eest. Nii et siin tuleb hakata liigutama nende poolt ja mitte parandama neid e-valimisi, vaid neid tuleb ära lõpetada. Muidu me jääme kõikidest oma liitlastest ilma. Ja mina teen ainult seda, et ma teavitan neid, mis tegelikkuses toimub. See ei ole mingisugune laimamine, see ei ole Eestile paha imitsi tekitamine, vaid see on otsene rääkimisest, missugune jama on viimase 20 aasta jooksul olnud ja mismoodi on teatud klannid kõik selle üle võtnud ja valitsevad Eestit ja Eesti rahvast, nagu eestlased oleksid viimased orjad. Ja kui nad kulutavad välja, ei tule tõstama jälle makse orjadel, mis see orjadel ikka teha on. Ja ma ütlengi, et minu suund on viimase 2 aastat olnud rohkem välismaailma teavitamisele ja ma usun, et muutused ei tule Eesti seest, kuna Eesti on nii korrumpeerunud, nii tuksis omadega, kohtud, politsei, kõik, kes peaksid tegelema siis õiglusega ja õigluse siis garanteerimisega, ei ole seda enam. Nii et mina näen võimalus on välismaalt, välismaa poole pealt ja kõikidele konservatiividele mõelge selle peale. Donald Trump on meie suurim liitlane. Ükstaskõik, kas sulle meeldita või ei meeldi või sulle ei meeldi. Ma ei teagi, mis asjad selle Eestis osadele konservatiivide tema juures ei meeldi, aga see on meil ainukene kõige tugevam liitlane ja sellega temaga koos peame koostööd tegema. Tänud. Jah, aitäh, Maik, aga siin veel jätkame selle keskusteluga, et Tõnu. Meil läheb natuke siin aega, aga enne kui Maik ütles väga õigesti, et muutus tuleb väljapoolt ja meie vaatajatele teadmiseks, et see ei ole lihtsalt Maiki nagu soovunelm, vaid see on täiesti loodusseaduspärasus, nagu Andres Saukas ütles. Mina olen saanud teada, et kvantfüüsikas on selline seadus. See tähendabki seda, et kui sa tahad süsteemi muuta, siis saab seda teha väljapoolt. Sellepärast, et seespool on jõu vahekorrad juba paika mängitud ja Eesti puhul kehtib see veel eriti. Ja et muutus saabki tulla ainult väljast poolt. Ja kui see ei tule Venemaa poolt, siis see tuleb USA poolt. Kindlasti mitte Euroopa Liidu poolt, sest Euroopa Liit on nõrk. Ta võib küll endale arvutis raha juurde trükkida nii palju kui tahab või tekitada juurde, aga see on ka kõik.
ta on rohepöördega ennast nurka mänginud, nõrgaks teinud. Sõjavägi on tal samuti nõrk, inimeste sõdimisvaimustus on väga madal ja tal lihtsalt puudub jõud. Ainukene jõud, mis tal on, et rahaga osta ära meie poliitikud, ametnikud ja see on ka kõik. Nii et kui USA huvid langevad kokku meie huvidega, siis tervitagem seda viimaks ometi, sest siiani on ju aastakümneid olnud niimoodi, kus USA huvid olid nagunii esiplaanil, olid tähtsamad, aga need enamasti ei kattunud Eesti huvidega. Nii et Mike, jah, sul on täiesti õigus, see ei ole sinu soovunelm, vaid see ongi niimoodi, et süsteemi saab muuta väljaspoolt. Süsteemi saab muuta kaasates sees olijaid, aga impulss peab tulema väljaspoolt, mitte seespoolt. Seda tahtsingi öelda. Jah, aitäh sulle, Tõnu. Ja siin tasub ära markeerida mõned asjad, et siin puudutati USA osalus siin Eestis seoses selle NATO-ga, et praegu meil on NATO väed ju siin Eestis, USA baas. Et kui nüüd Eesti omad jätkavad sellise rumala poliitikaga, siis võib juhtuda tõesti, et järgmine aasta USA väed lahkuvad siit Eestist, vähemalt osa neist. Et siis läheb jah siin otseselt huvitavaks, et nagu me teame, USA suunab oma jõu rohkem Aasia poole kui Euroopa poole, aga siin varasemas käituses oli seotud ka see tehisintellekti teema, et kui küsida tehisintellektilt midagi, siis vastus on pigem poolik või siis üldse pehmelt öeldes rumal. Ja sellest tõelisest konservatiivist, no meil annab seda ikka väga pikalt otsida, sellepärast et kõik pigem hoiavad enda poole ja siis selline ego mängib jälle rolli, et ei suudeta ühist koostööd teha, et noh, see on muidugi väga kahetsusväärne. Aga mis veel puudutab seda saatkondade informeerimist, millest siin Mike rääkis, siis natuke teises kontekstis, see oli nüüd umbes veerand sajandit tagasi, mil oli see pumppüssi skandaal seoses selle Savisaare pildi tulistamisega, siis mäletame seda, et Savisaar lubas aktiivselt saatkondi informeerida nende enda seisukohtadest, nii et see pole kindlasti esmakordne juhtum selles tähenduses. Niimoodi, aga me oleme saatega vähemalt poole peal ja nüüd jõuame välismaa teemade juurde konkreetsemalt. Esmalt siis maailmas annab jätkuvalt tooni Ukraina sõda, kus Ukraina saab palju raha Euroopa Komisjoni nukuliidrilt tädi Leienilt. On peetud mitmeid kohtumisi nii Venemaa ja Ukraina, aga ka USA ja Venemaa, USA ja Ukraina, USA ja jutumärkides Euroopa eliidi vahel, kus on külaline ka Ukraina nukuliider, sest et tema ametlik volitus lõppes 2024 kevadel. Ent tulemusi siiani veel pole. Enne kui me jõuame küsimuse juurde, siis mõned sellised daatumid ka. Veebruari lõpus toimus Trumpi ja Zelenski kohtumine, mis lõppes aga sellega, et Zelenski käitus väga lapsikult ja siis teda aeti sealt Valgest Majast lausa minema. Kevadel püüti Türgis läbi rääkida, aga see suurt tulemust ei andnud. USA ja Venemaa liidrid kohtusid augustis 15. kuupäeval Alaskal ja siin loodeti, et tänupühadeks annab mingisugust rahulepet teha. See ka ei kandnud vilja. Nüüd viimastel andmetel 28. detsembriks ehk siis 3 päeva nüüd siis peale seda, mil nüüd saada avalikult eetrisse läheb, siis 31 me lähme eetrisse, et oli Zelenski ja Trumpi kohtumine, aga mis seal tulemust on, seda siis saate lugeda meie portaalist. Aga küsimus nüüd siin on, millega peaks see sõda lõppema, kui Zelenski on USA-s juba seoses sellise korruptiivse ärakasutamisega, et kasutab USA rahasid, kasutab Euroopa rahasid oma enda hüvanguks, et on selles mustas nimekirjas, et annaks kõigepealt sõna Tõnule. Ta on mustas nimekirjas, nüüd ongi küsimus, et mida temaga tehakse, sest ta on alates 2022. aastast üsna palju raha kõrvale pannud, mitte üksinda muidugi, vaid koos oma kambajõmmidega. On see Jermak, on need teised Ukraina juhtkonna liikmed. Ja mida saab teha näiteks? Saab teda survestada loobuma, öelda niimoodi, et sulle jäetakse alles see raha, mis sa oled teeninud näitlejana. Aga see raha, mis sa oled saanud sõja ajal sahkerdades, see anna tagasi. Sest kuna ta on uimasti tarvitaja, siis ta tervis on suuresti läbi
on nagu raske loota, et kui sa paned ta vangi, et see oleks talle mingisugune suur karistus, ma arvan, et pigem ei ole. Muidugi kohtuprotsess tema üle tuleb teha, see on selge, see on kas või selleks, et Ukraina inimeste õiglustunnet natukenegi rahuldada, kuna paljud on Ukrainas siiski kannatanud, eriti just need, kelle jaoks on täiesti võõras sõda. Ma ei pea siin silmas ainult Taga-Karpaatia põliselanikke, kelle jaoks see on tarbetu sõda, mõttetu sõda, kuna Ukraina riik on nende suhtes rõhuja, mitte mingi kaitsja. Ja 2019. aastal näiteks, kui olid Ukraina presidendi valimised, Taga-Karpaatia elanike enamus hääletas Zelenski poolt. Zelenski lubas rahu, lubas ühiskonnaelu normaliseerimist ja kõik läks vastupidi. Aga Ukrainas on ka üsna palju inimesi segarahvastikuga aladelt, seal, kus on Vene-Ukraina elanikkond. Nemad on väga pettunud. Ja võib-olla esimesel aastal, 2022. aastal olid üsna paljud silmamoonduse mõju all ja määgisid kaasa Ukraina riiklikule ideoloogiale. Aga hiljem said paljud nägijaks. Ja nad said nägijaks just seetõttu, et sugulased, kes jõudsid rindelt koju, olid sandistunud ja kes isegi ei olnud kehaliselt sandistunud, oli vaimselt sandistunud. Tihtipeale ei maksnud riik neile valurahaga vigastuste eest. Üsnagi suur osa lihtsalt langes sõjas. Ja Ukrainas on selline komme, Ukraina ajakirjanduse andmetel, et kui riik ei taha näiteks valuraha välja maksta langenu lähedastele, siis ta lihtsalt ütleb, et tegemist on teadmata kadunud isikuga, vaata, me ei saa välja nagu raha maksta selle eest. Ja sellepärast näiteks Venemaa on teinud niimoodi, kui on olnud vangide vahetused, siis ta on andnud mõnikord ka langenud Ukraina sõdurite säilmed välja, et riik saaks maksta nende lähedastele valuraha. Sest see sõda on Ukraina rahvale või rahvastele väga valusaks kogemuseks, väga valusaks silmi avavaks või nägema panevaks kogemuseks. Ja inimeste õiglustunde seisukohalt on hädavajalik, et Zelenski ja teiste petturite üle tuleks kohtuprotsess. On täiesti selge, et Euroopa Liit seda tegema ei hakka. Seda saab teha USA koos Venemaa ja Hiina heakskiiduga ja sinna tuleb muidugi juurde arvata ka Araabia riigid või islamimaad, sest kõik nad moodustavad terviku geopoliitiliselt, majanduslikult ja tuleb üksteisega arvestada. Nii et mina pakun, et Zelenski võetakse maha küll, aga kas ta saab ka mingi vanglakaristuse, ma ei usu hästi. Ja mina näiteks näeks kõige paremal meelel, ütleme, Venemaa saavutaks moraalse võidu siis, kui ta paneks kas Zelenski või Zelenski teisiku selle saatejuhiks, mida juhtis Tigran Keosajan. See oli väga populaarne saade, rahvusvaheline saeveski. Tigran Keosajan suri tänavu ja talle pole minu teada siiani asendat leitud, aga oma võimetelt Zelenski sobiks väga hästi selle saatejuhiks. Ja siis ta saaks teatud mõttes moraalselt hüvitada selle, mis ta on teinud oma valedega, oma alatu käitumisega presidendina. Sest kui ta lihtsalt vangi panna, sellest ei piisa üksi. Võib-olla tehakse talle mingi luksuskong, ta elab seal nagu on praegu see oligarh Kolomoiski luksustingimustes ja rahva õiglustunne jääks rahuldamata. Aga kui ta näiteks Vene televisioonis sedasama propagandasaadet, muide väga head meelelahutussaadet juhiks, see pakuks venelastele ja ka ütleme paljudele Ukraina elanikele moraalse rahulduse. Nii et ma arvan, et see on nagu praegu oluline. Üks asi veel, umbes pool kuud enne selle saate salvestust ma nägin Facebookis levis selline pilt, ma ei mäleta, kas Mihkel, sina või Maarjo, sina olid seda levitanud, kus oli fotokoopia Zelenski Iisraeli passist. Ja seal oli ilusti kirjas, et ta on Iisraeli kodanik juba aastast 2016. Üks asi on see, et minu andmetel Ukrainas pole lubatud topeltkodakondsus ja sel põhjusel näiteks Taga-Karpaatia elanikke, kellel on Ungari kodakondsus, neid ei tunnistata Ungari kodanikeks, öeldakse, et nad on ainult Ukraina kodanikud. Aga samas näiteks mina ei tea Ukraina juhtkonnast ühtki, kellel ei oleks topeltkodakondsust. Kas või näiteks endine kaitseminister Rustem Umerov. Tema on USA kodanik ühtlasi, ta pere elabki USA's
ja on nagu Miska on nagu seal turvalises kohas. Zelenski minu teada on lisaks sellele, et ta on Iisraeli Ukraina kodanik, on ka Suurbritannia kodanik. Sest kui 2022. aastal oli juttu sellest, et Zelenski võiks põgeneda Suurbritanniasse ja sõlmitakse nagu see rahuleppe Ukraina ja Venemaa vahel, enne kui Boris Johnson sekkus, siis ju räägiti, et tal on seal kinnisvara, tal on kodakondsus, ta võiks sealt vabalt elada. Nii et ma ei usu hästi, et kas või põgenemine Iisraeli teda päästaks, sest ütlen, et ungarlased otsivad ta igal juhul üles, kas või maa alt. See ei tähenda, et mingi massiline ungarlaste nagu palverännak läheb teda üles otsima, aga võivad tekkida oma löögirühmad, kas või üksikvõitlejad, kes otsivad ta üles, sest ta on teinud ka ungarlastele väga palju haiget. Ja seukest asja ei andestata. Ta on teinud haiget mitte ainult sel moel, et ta on saatnud täiesti ettevalmistamata inimesi rindele kindlasse surma, vaid ta on teinud ka haiget sel moel, et on ungarlasi mõnitanud, on nende hinge sülitanud. Ja ma siinkord meenutan veel, et 2022. aasta oktoobris, minu meelest oli 13. oktoober, võeti Taga-Karpaatias Munkatši ehk Mukatševa linna kindluselt maha ungarlaste pühalinnu Turuli kuju ja visati sinna kraavi, vallikraavi. Ja öeldi, et see on võrdväärne punamonumendiga, seepärast tuleb eemaldada. See oli kogu maailma ungarlastele otse sülitamine hinge või sülitamine näkku, kujundlikult öeldes. Ja sellist asja ei andestata. Isegi kui Ukraina venelased andestavad. Venelased on mõnikord suuremeelsed. Ma ei usu, et Ukraina ungarlased või üldse ungarlased andestavad Zelenskile. Nii et see Iisraeli põgenemine, see ei ole talle mingisugune nagu pääsetee. Mis ta saab teha, on see näiteks, kui ta ütleb, et jah, osa sellest kokku varastatud rahast ma annetan Taga-Karpaatia inimestele, kas või sõjas hukkunute lähedastele või üldse sealse majanduse korda tegemiseks. Siis on suurem lootus, et ungarlased talle andestavad, aga isegi siis pole 100% kindel, et kõik ungarlased talle andestavad. Nii et ma ütlen, et kui sõda saab läbi, siis Zelenski jalge all põleb maa, ükskõik kuhu ta läheb. See ei ole minu soov, see on lihtsalt tõdemus, kuna ma suhtlen ungarlastega juba üle 30 aasta, ma tunnen Ungari rahva hinge. Ma tean, et nendele hinge sülitada ei tohi. Nii palju praegu minut. Jah, aitäh sulle, Tõnu. Ja eks siin me peame arvestama, et isegi kui järgmine aasta Ukraina sõda jõuab mingi lahenduseni, milles on veel praegu põhjust väga skeptiline, arvestades just seda, et viimaste kuude jooksul on püütud rahu leida, aga see ei ole õnnestunud, kuna Euroopa suunab ju 2 aastat 90 miljardi euro ulatuses raha Ukrainale, et Ukraina saaks ikka edasi eksisteerida, siis siin tuleb terav kontrast välja selle olukorra suhtes. Ja eks on tõsi jah, et kui Zelenski püüab Iisraeli põgeneda nagu mitmed tema kamraadid, kes on nüüd korruptsiooni tõttu plindris, siis see näitab järjekordselt, kuivõrd tugev side on Ukrainal selle juudi kogukonnaga. Aga läheks siit edasi ja Maik. Nii, et nagu ma sain su jutust aru, et 2 aasta jooksul lubatakse Ukrainale 90 miljardit. Kui see on õige, siis võin sulle ausalt ütelda, et see ei päästa neid. Sellepärast, et siiamaani USA, ma võib-olla inimesed ei tea seda, aga USA riik maksis kõik pensionid Ukrainas. Nüüd enam seda ei tehta. Nii et sinna oleks vähemalt vaja 1 triljon eurot aastas, et hoida seda asja püsti. Selge on see, nad võivad Euroopa Liidus seda raha trükkida. See tuleb jällegi inflatsioonina ja lõpuks maksumaksja maksab kinni. Nii et ja kui arvestada seda, kui halb on praegusel hetkel Euroopa majandus kukub igal pool tänu selle neetud rohepöördele, kütused on kallid, neid toslemeid on kõik kohad täis, on kokku jooksutatud sotsiaalsüsteem, tervishoiusüsteem. Nii et ma ei näe, et seda raha kuskil tulemas on ja see hetk, kui saadakse aru, et raha on tõesti päriselt otsas, siis on ka see sõda läbi. Seda, et siiamaani on nad saboteerinud USA, Venemaa kõnelusi just sellega, et nad on sinna raha loopinud sisse sinna katlasse, siis
noh, mina näen, et see 90 miljardit kestab 2 kuud ja siis on see asi läbi. Ja mis Euroopas on, noh, ma arvan, et järgmine aasta tulevad suured muutused üldse Euroopa Liidus, kui vaadata, kui palju on sisemisi pingeid, kui palju üritatakse Euroopa Liitu föderaliseerida, kui palju üritatakse väiksematest riikidest üle sõita, siis pikalt see nali enam ei kesta, sest et vaatame praegult USA majandus tõusis üle 4% eelmine kvartal. Euroopa Liidus kõik kukub ja tohutu inflatsioon ja toiduhinnad kõik jooksevad ülespoole. See tähendab seda, et maksud tõusevad, raha jääb aina vähem kätte ja noh, see lihtsalt Euroopa Liit ei suuda võidelda sellega. Ma arvan, et Ja aitäh sulle, Maik. Hästi öeldud selle koha pealt, et 2 kuud seda raha jagub ja siis saabki olema huvitav, mis hakkab juhtuma märtsis 2026. Et jälgime siis arenguid. Jätkame ka siit ja Andres. Ega mul väga palju ei olegi lisada. Siin on, Tõnu on selle ala ekspert. Vaatan nägu, vist ei solvunud, muidu eksperte on meil sõjandusalal, aga mitte geopoliitika ja energeetika alal. No uudised lihtsalt, võtame neid, 170 000 töökohta, lugesin täna, on Euroopas kaduma läinud selle väikese ajaga. See on päris hea hunnik ju. Palju siin üldse Haapsalus elab või Tallinnas elab. Siis Volkswageni tehas läks kinni, sõitis kolinaga sinna kas Ungari poole või läheb Hiina poole, sest tal on seadmed olemas, kui ei ole laeva või rongi peale ja vot niimoodi tühjeneme. Meie energeetikud põgeneme praegu siit liberalistide poolest, nagu ütleme niimoodi. Aga see nüüd ikkagi loksub paika ja ega see sõda pikalt ei käi, see raha ja nullide panek käib niimoodi ära. Ja kui te ainuvälja või looduse poolt vaadate, looduses nulli ja lõpmatust ei ole olemas, siis neid miljardid võime sinna kirjutada küll, aga 1,7 kui läks, siis sellest piisab. Ja sellest pikalt ei ole ja mida seal on ju. Ja ta mahub ju paarti see pagaasiruumi ka, kui see sõda hakkas, siis tulid ju üle piiri väikeste autodega, kohvrid olid sularaha täis, et sealt saadeti pangaga ära ja nad võtavad sularahas välja, toovad Euroopasse tagasi, ega saab ka niimoodi elada ju. Kui on üldse olemas see, nagu öeldakse, seaduslikud vargad nii siin kui seal. Sõda lõpeb ja mitte midagi ei ole teha. Sellepärast, et ta on ju niimoodi planeeritud mingi aeg ära peale Covidit. Covidi ajal oli vaja natukene lõhkuda Euroopat ja miks on ära. Algallikas, ütleme, USA on United States America, see on Ameerika osariikide, seal ütleb ühendus, riikide ühendus. Aga Euroopas seal ei ole mingit sõna, et see on nüüd riikide ühendus, ta on Euroopa Liit, nii nagu Nõukogude Liit on. Ja kui tehakse mingisugune liit, nagu siin jutuks ka oli, et osa Eesti poisse joob ja kes ei joob, me oleme ka siis Eesti poisid, oleme joodikute ja karsklaste liit, aga kaua me niimoodi suudame elada. Ja ütleb see Hiina vana sõnagi, see ruum, kus ma olen targem või olen lollim, ei ole minu ruum. Ma jään seal magama, kui olen lollidega ühes pundis, kuulen, mida räägivad ja lõpuks silm vajub kinni. Või vastupidi, on liiga tarkadega juures, olen ma lollim, jälle vajub silm kinni. Ja vot sellest see on. Ja tasub meeles pidada üldse Euroopas, Hiinast ja jälle on see ütlus lihtsalt, kes tahab midagi teha, see leiab lahenduse, kes ei taha teha, leiab põhjuse vingumiseks. Nii et minu poolt kõik. Ja suur tänu sulle, Andres. Ja eks see on huvitav tendents jah, et töökohti on Euroopas vähemaks jäänud. Ühelt poolt meie majanduskeskkond on alla igasugust arvestust. Teiselt poolt me liigume sellesse suunda, kus tehisintellekt võtab inimestelt töökohad ära. Ja kas siis meil üldse enam on
kätega tegutsevaid inimesi. Seda me saame järgmine aasta näha. Aga Maarjo, sinu mõtted? Aitäh. No seda teemat me oleme ka ennem varasemates saadetes selgitanud ja ma jään ikkagi enda juurde, kuigi ma ei ole öelnud, mis on nagu nii-öelda Zelenskile sai lõpuks nagu nii-öelda kirstunaelaks. Saigi tegelikult see Boris Johnsoni siis ettepanek, et ta rahuleppe tagasi lükkab Venemaaga. Peale seda on hunnikutes ja hunnikutes Ukraina parimaid poegi on surma saanud ja nii valet otsust nagu Zelenski toona tegi, et see on andestamatu. See on lihtsalt nii andestamatu, aga no ilmselgelt ta usaldas läänt, usaldas Euroopat. Aga näed, mis usaldusest sai. Ei ole Euroopa nii tugev kui Venemaa näiteks. Et praegu siis Zelenski vähemalt ma eeldan, et talle nii-öelda valmistatakse ette seda pehmet maandumist, et ta eluga pääseks, sest ilmselgelt ta on nii-öelda, kuidas ma nüüd ütlen siis, ta on Euroopa eliidile siis ka kasu toonud ja tänu sellele, et ta on kasu toonud, siis üritatakse ta sealt nii-öelda kinkida talle tänu sellele elu ehk siis pehme maandumine. Aga kas see õnnestub, seda näitab aeg. Aitäh. Ja aitäh sulle, Maarjo. Ja jah, tõepoolest 2022. aasta fopaa, mida Zelenski tegi, kui ta Johnsonit usaldas, see jääb teda kogu elu saatma ja tänu sellele sõda ongi nii pikalt saanud kesta, et eks siin järjekordselt näide sellest, kuidas globalistid suruvad oma ideid peale ja Johnson oli ju see tüüp, kes Brexiti tegi, aga nii kui see Ukraina asi tuli, siis tema maine kukkus ikka mitmekümnekordselt, aga siin oli ju ennem seda ka see COVID teema, kus ta nagu rikkus ise reegleid, mida oli valitsusjuhina kehtestanud, et selle koha pealt.